Oi, vabandust, alustame uuesti. Tere õhtust! Mina olen Marin, jagan mikroinvestorina rahatarkust ja mul on ülimalt suur hea meel, et Kati nõustus külla tulema ja rääkima sellisest põnevast teemast nagu visuaalne lihtsustamine. Tere Kati, et tutvusta alustuseks ennast. Ja, tere Marin, tere kõigile. Esiteks aitäh Marin kutsumast. Mul on suur rõõm, kui ma saan käia ägedate inimestega juttu ajamas ja erinevate seltskondadega. Ka see, et kui küsitakse näiteks küsimusi selle teema kohta, on alati põnev, et kuidas keegi ju näeb. Ja mul on eriti hea meel, et ma saan siin sinu kogukonnale panustada, sest sina oled olnud aktiivne õppija minu kogukonnas. Et ma võiks tegelikult ju vastu küsida, eks ju, et mis see on, millest me räägime. Aga ja, mina olen siis Kati Orav ja ma tutvustan ennast alati, ütlen, et ma olen visuaalne lihtsustaja, visuaalne praktik, mis tähendab seda, et ma teen asju hästi visuaalselt, pildiliselt, toon sisse siis sellist mängulisust, kujundeid, sümboleid, et luua siis erineva informatsiooni juurde tähendust. Et ma teen seda ise enda jaoks, teiste jaoks. Kõige rohkem, mis ma siis igapäevaselt teen, on see, et ma õpetan seda. Ehk ma käin siis mööda Eestit ringi, koolitan seda ministeeriumitest kuni vabaühendusteni. Üha suurem rõõm on, et rohkem koole ja koole on neid, kelle juures ma käin. Teen erinevaid siis selliseid veebiõppimisi ja tegelikult ka ütlen, et ma uurin seda teemat, sest ma olen kirjutanud visuaalse lihtsustamise kohta oma magistritöö. Hetkel küll ma doktoritöö raames ei uuri, aga ise igapäevaselt, et olla siis pädev oma teemas, siis kogu aeg, eks ju, jälle kuskil midagi on, vaatan, et mis see nurk on, et visuaalne lihtsustamine just aidata saab. Ja olen andnud välja tegelikult ühe raamatu, olnud ühe teemakohase raamatu kaasautor inglisekeelse, nii et ma ütlen ka vahel, et ma olen autor. Ja olen ka esineja, sest et ma sellel teemal ka väga armastan nii-öelda inspiratsioonikõnesi pidada. Olen TEDx kõneleja ja olen siis ka Eesti esimene auhinnatud mõjukõneleja, sest ma võitsin ühe kõnevõistluse ja tegelikult see minu kõne oligi ka täpselt sellest, et kuidas visuaalne lihtsustamine päästab maailma. Peaaegu, jah. Väikese sammu haaval. Just, kriipsu haaval. Just, see kõlab nii hästi. Aga võib-olla ennem, kui me selle visuaalse lihtsustamise juurde lähme, räägime, et kuidas sul rahatarkusega lood on? Ja, see on väga tore küsimus ja ma ju tean, et sa seda, eks ju, küsida, aga see on alati mõtled, no kuidas siis rääkida, et ühelt poolt ma võiks öelda, et on nagu hästi ja teiselt poolt võiks öelda, et olen veel arengustaadiumis. Et ühelt poolt on hästi see, et ma tegelikult aastast 2010 juba olen harjunud sellega, et ma alati panen oma sissetulekutest 10%, tänaseks tegelikult isegi 20% alati kohe investeerimiskontole ja niimoodi siis meil koos abikaasaga võib öelda, et liigume selle rahalise vabaduse suunas. Oleme saanud endale isegi lubada seda, et minna 5 kuuks Hispaaniasse, teades, et kui ka näiteks veebidel mingit tööd ei tule, et siis midagi sellest tegelikult katastroofilist ei juhtu. Ja see oli just siis, kui koroonaaeg siis peale tuli, kus tegelikult kõik läkski veebi ja tegelikult me ei pidanud oma nendest investeeringutest mitte midagi puutuma. Aga siis teiselt poolt jälle võib öelda, et ma ei ole siis ise see, kes aktiivselt otsib, uurib, et sellega tegeleb tegelikult minu abikaasa, kuna ta tõesti niivõrd armastab ja kui mina tahan lugeda vabal ajal Agatha Christit, siis tema loeb mingi ettevõtte prospekti, eks ju, et kuhu võiks investeerida, mis on nende mingid, et vahepeal ma lausa mõtlen, et kuidas ta ära ei väsi, et ta lisaks teeb oma igapäevatööd. Aga samas ei ole ma päris selline mugav koduperenaine, eks ju, et abikaasa hoolitseb rahaasjade eest, sest et tegelikult ikkagi minu oma ettevõtted on need, mis kasvavad selle toel ja eks ma olen sealt kõrvalt ikkagi üht-teist nakatunud ja oskan oma rahaasju juba üha paremini majandada. Ja võib-olla üks näide, et kui kunagi tuli Madara näiteks turule, siis oli mina see, kes ütles abikaasale, et ma tahaks Madarat osta, et ostame Madarat ja tänaseks ta tõesti on teinud väga toreda topelthüppe, küll ta
niimoodi vahepeal liigub, aga saadab 2 korda aastas toredat pakikest nänniga. Et ükskord just mõtlesin, et peaks ostma ripsne dušš ja huulepulka ja siis tuli madara pakike, kus täpselt olid justkui manifitseeritud asjad sees. Et siukene väike naiselik nõks võib-olla juurde sellele kõigele. Ja, et see on investeerimine võib olla ka käega katsutav. Just. Ja kui võib-olla kokku võtta, siis me oleme sellised dividendi investorid tegelikult. Ja minu jaoks on see, kui ma investeerimisraha panen kõrvale, on see raha, millega me enam ei arvesta tegelikult. Ma tean, et see on, aga ma ei mõtle kunagi nii, et ma pean saama selles nüüd teha 2 aasta pärast midagi. Et natuke jah, see selline pikaaegse pilguga. Nii ongi kõige mõistlikum ja tegelikult eks see nagu iga asjaga ongi kogu aeg arened edasi, et see ei ole niimoodi, et loed ühe raamatu valmis, paned raha kuskile, siis on valmis, et kõigega on ju nii, ja tegelikult on väga tore, et ongi see, kes on rohkem huvitatud, see pool nagu tegeleb asjaga, et meil on ju ka, et abikaasaga meil on ühine portfell, aga mina tegelen sellega, sest mind lihtsalt huvitab rohkem. Et see ei tähenda, et tema midagi ei tea, et arutada ja nii ikka, ja siis ja ikka kõrvalt vaata innustud ka, et minu meelest on see ka, et kui ikkagi üks on milleski nii huvitatud, siis nagu täitsa külmaks ikkagi ei saa jätta, et see ei pea sama palju olema huvitatud. Ja see nakatab, tekib ka siuke hasart, et oota, sa räägid nüüd, et sa 6-kohaliseks saaks numbri, et oota, mis ma nüüd veel selleks tegema pean, oota, äkki ma panen rohkem protsenti siis kõrvale, eks ju, ja jätan selle arvelt näiteks midagi ostmata sellist tühja tähja ja kuna meil on 2 poega, nad on tänaseks 10 ja 12, et siis ka nemad on selles mõttes, me nagu ikkagi kasvatame neid, et kui nad saavad nädala raha, siis nädala rahast kohe pool läheb investeerimisportfelli ja siis sellest pool omakorda siis kogumisse ja kulutamisesse. Ja siin just oli, et üks poegadest oli hästi aktiivselt kogu aeg oma investeerimisraha kandnud, aga teine jättis unarusse. Ja siis, kui mina nagu avastasin selle, et üldse ei ole saatnud enam seda raha ja läksin rääkima, siis tegelikult noorem poeg, ta täitsa hakkas nagu nutma ja tundis ennast nagu pahasti, et ta nagu sai aru, mille jaoks see tegelikult on, sest ta oli kulutanud oma mängudele, mis need Brawl Starsid ja sa saad osta. Ja siis, kui me nagu rääkisime läbi, et aga kui sa vaatad pikemas perspektiivis, et kui vennal on eks ju juba üks hetk võib-olla, et saab korteri omale osta ja sinul on ainuke asi, et sa oled seda Brawl Starsi mänginud, et siuksed huvitavad teemad ikkagi tulevad sellega ja üheskoos on kõige parem. Ja head elulised näited ka kohe, et miks sa seda teed, et mitte niisama sa ei võeta sult su raha nagu ära, et panegi. Aga kuidas siis visuaalse lihtsustamisega on, kuidas sa ise sinna jõudsid ja kas terve pere on sellest vaimustunud? Võib-olla sellest terve pere nii palju ei ole, kuigi on hetk ikkagi, kus nad näevad, et see on neile kasuks ja võtavad siis selle paberipliiatsi kätte. Ja ma alati tegelikult ütlengi, et visuaalne lihtsustamine, kuigi ma ütlen, see päästab maailma, siis ta ei ole asi, mida peab alati ja igal pool kasutama. Minul on ka märkmikusse kirjutatud asju, ma unustan ka vahel üldse kirjutada asjad välja ja koorman oma aju üle, eks ju. Et ta on selline praktika, mis mõnel tuleb hädapärast, aga siis, kui ta nagu jälle pikemat aega näeb, et see aitab, siis võib-olla rohkem hakkad kasutama. Aga mina sattusin üldse selle teele, võiks öelda, et selline lugu hakkas sellest, et ma sattusin kaasava juhtimise arenguprogrammi ja kaasav juhtimine inglise keeles Art of Hosting and Harvesting Conversations that Matter ehk siis tähenduslike vestluste võõrustamine ja noppimine. Ja võikski öelda, et meie nimetame seda kaasava juhi programmiks just sellepärast, et kui öelda, et mingi võõrustamine või mingi noppimine, siis võib-olla ei saa pooled inimesed aru, et mida nad võõrutavad siin, eks ju, ja see tegelikult põhineb sellele, et juhina kuidas ma juhin oma meeskonda nii, et ma küsin võimsaid küsimusi ja loon ruumi tegelikult selleks, et inimestes olev tarkus ja tegutsemise tahe välja tuleks. Ja see tähendab siis, ma pean oskama erinevaid meetodeid selleks. Ja kui ma olin siis selle kaasava juhtimise teekonnal olnud noorsootöötajana, juhina, kogukonna eestvedajana, siis ma nägin, kui hästi see töötab ja hakkasin tegelikult ka koolitama seda ja toetama kogukondi nende teadmistega. Ja kui siis üks hetk 2013 tuli teada, et meile tulevad taanlased õpetavad visuaalset lihtsustamist,
et see on parim kaasamismeetod üldse. Siis minu esimene mõte oli muidugi ma tahan minna, et ma tahan paremaks saada kõiges. Ja teine mõte oli see, et ma olen igatsenud oma ellu loovust alates, ma arvan, 10., 11. eluaastast. Aga kuna mina olen üks nendest, kes sai oma elu esimese halva hinde kunstitunnis ja kasvasin tegelikult sealt üles niimoodi kasvava teadmisega, et ma ei ole väga hea joonistaja ja üldse kuidagi ma olin see, kellel olid nagu see usk oma loovatesse võimetesse oli väga madal. Isegi kui ma olin laulnud laulukooris, käinud rahvatantsus, aga millegi pärast siis see arvamus, et ma ei ole vist väga loov või väga hea, on ju. Ja siis ma leidsin selles nagu võimalus, et et äkki see on nagu selline kihvt asi. Aga ega raske oli ennast kirja panna küll, sest et ikkagi oli tunne, et kui ma ikka olen väga koba joonistamises, et mis teised arvavad, et tulevad sinna kohale, et kirjutatud küll oli, et ei pea oskama joonistada. Aga siis ma arvasin, et raudselt kõik teised tulevad ja oskavad. Aga selgus, et kõik arvasid nii, et kõigil meil on hästi tugev see piirav uskumus ja mingid uuringud on tegelikult ka näidanud, et nendest loovatest võimetest kõige madalamal ongi see usk joonistada. Et kui me isegi ka näiteks kuskil seltskonnas ikka laulame näiteks või lähme ikka diskotame, tantsime on ju, või joosta, kuigi on olnud ka näiteks ju neid, kes on kehalisest saanud täieliku trauma näiteks on ju ja siis alles 30-ndates avastavad, et tegelikult ma ju oskan joosta. Ja sinna minnes siis selgus, et selle taga on täiesti teadlik tehnika, mida me saame õppida nagu ABC-d, mis on tulnud 70-ndatel Ameerikast, kus siis grupp ärikonsultante vaatas, et me vestleme tähtsatel teemadel, strateegiatel, aga me ei tee seda nähtavaks. Me ei näe päriselt, mida me räägime, just neid seoseid ja et tulla välja võib-olla sellisest jäigast lihtsalt skeemimaailmast, et teha seda pildilisemaks ja mängulisemaks. Et siis nad hakkasid vaatama erinevat, et kuidas koomiksites väljendatakse asju, kuidas, kui me kõnnime tänaval, kuidas sildid ja teeviidad meile näitavad, nooled näitavad ja siis kogu see sümbolite ja piktogrammide maailm ja siis võikski öelda, et nad panid siis kokku erinevate kujundite ja sellise sümbolite teooria, et neid kasutada, aga ikkagi kasutada siis selleks, et luua tähendust. Ehk siis tegelikult see sõnade ja märksõnade maailm ei kao nagu kuhugi. Et kui ma näitan, siis me saame seda tähendust aru saada. Aga võib-olla kas sellest jutust praegu on äkki kas mõnda küsimust? Ja küsimusi võib jooksvalt siia panna ja küsige aktiivselt. Praegu ei ole ühtegi, aga ja, see on nii põnev, et mida see üldse tähendab, et sa juba teed, et saab seoseid luua, aga nagu ta ütlebki, visuaalne lihtsustamine minu jaoks ka see toob selgust. Sest ma arvan, kes on nüüd siin kuulamas ju teavad sind ja on juba märganud, et sa oled ju toonud väga palju järsku tekstidele selliseid visuaalseid asju juurde. Ja see kõik ongi, et ühelt poolt toetada siis, öeldakse niimoodi, et informatsioon ilma emotsioonita on null. Et me peame tooma selle emotsiooni sinna juurde, aga teisalt jälle ei pea ta olema ainult siis selline tuim nagu näitamine, et näiteks räägime rahast ja siis toome selle märgi sinna juurde, sest see on ka juba visuaalsus tegelikult juurde, ehkki meile tundub, et on justkui osa tekstist, eks ju. Et ja küll ma võin ka nii teha, et ma kirjutan midagi enda rahast, mis ma tahan näiteks aasta jooksul, eks ju, kõrvale panna ja siis ehitan sinna hoopis selle müntide mingi torni, eks ju, juurde. Siin on 10 kirjutatud. Et teen sellise müntide torni näiteks, et kui mõnele tundub, et see on rohkem pilt, eks ju. Või siis näiteks tean, et ikka ma tahan ikka, et see on ikka rohkem see raha, et see on ikka kohe kotiga tuuakse. Ehk siis justkui panen kõrvale. Aga see nagu, kuidas öelda, et visuaalse lihtsustamine selline veel sügavam tähendus ikkagi peitub ka selles, et ma saaksin ka nüüd siia ümber luua tegelikult seda, et aga kuidas ma selleni siis jõuan ja
ja mis ma selleks veel tegema pean ja selline ka ikkagi jah, see nagu see tähenduse loomine, see mõtestamine. Et ei ole siis ta pelgalt selline üks ühele suunas, nii nagu arvatakse slaidide tegemisel, on ju, et panen teksti, panen pildi või siis vahel arvatakse ainult pilt panna. Et tegelikult ikkagi ka see pool, et peab jääma tekst. Et siin võib-olla see niisugune hea paralleel jääb meelde, et PowerPoint, on ju, mõni ütleb PowerPoint halb asi on ju ja nii edasi. Aga tegelikult power ja point. PowerPoint on hea asi, kui seal on power ja point ja poweri annab visuaal ja pointi annab siis tekst sinna juurde. Ja see on hea asi, mis sa välja tood, et alguses vaata, kui sa hakkad sellega tegelema, siis võib tunduda esiteks, kus ma need sümbolid võtan, mida ma tean joonistada, on ju, et anna mulle spiiker ette ja teiseks see, et nagu ei tohiks enam üldse kirjutada, et ei ole päris niimoodi, kõik ei saa piltide keeles, pärast ei saa midagi arugi võib-olla sealt, on ju. Jah, et just tegelikult, mis ma ka alati ütlen, on see, et visuaalse lihtsustamise nii-öelda nagu aluseks on alati mingi informatsioon, mingi tekst. No paneme ka võib-olla see sõna info on isegi parem. Alati mingi info. Olgu see siis info minu peas, mida ma mõtlen ja tahan näha, on ju. Kohe tuleme tegelikult selle juurde siis tagasi. Mõte minu peas või mingi info, mida ma loen või kuulan või räägin või arutlen koos teistega. Ja siis ma tahan ta teha nagu nähtavaks. Ja võib-olla vahel eksitab see, et tahan teha visuaalseks. Visuaalne on ka see, kui ma kirjutan välja, sest visuaalne on, eks ju, nähtav ja siis just kui toon peast välja või toon jutu nähtavaks. Aga ikkagi ka selline nagu pildiliselt visuaalseks, et ma toon ikkagi talle seda emotsiooni juurde selle mängulisuse ja pildiga. Ja mõnikord see võib olla kas või see, et kui ma teen talle näiteks raami ümber ja toon siia näiteks need 2-3 nurka, et siis on ka juba see, et see on nüüd see lihtsam pool, kust alustada. Et vaata, kui mõni mõtleb, et oota, aga ma ei oska ju neid sümboleid teha ja ma ei oska joonistada, kust see algab, siis esiteks kõik oskavad joonistada. Öeldakse nii, et kui sa saad hoida pliiatsit, isegi on vale öelda, et kui sa saad hoida pliiatsit käes, sest mõni peab niimoodi tegema ja ta on sellest nii osa või varvaste vahel, sest et tal on lihtsalt kehalised eripärad teistmoodi areng olnud, aga nad teevad, eks ju, seda ja saavad hoida pliiatsit ja saad tõmmata joont, siis sa juba oskad joonistada. Et joonistamine tuleb meie seest. See on siuke ja kui mõni veel ei usu seda, siis see paralleel, et kui sa arvad, et sa pead oskama kõike peast joonistada, on juba see, et sa saad aru, et joonistamine järelikult tuleb meie seest. On ju? Ja see on nii hea asi, mis sa välja tõid, et kuidagi kujutatakse ette, et peast pead oskama joonistada. Kõik kunstnikud ju ka, ma ei tea, mul tulevad kohe meelde, mulle meeldivad need impressionistid, läksid ju loodusesse joonistama seda loodust. Nad ei istunud kodus, et mõtlen ise selle looduse välja, oma peas pean seda tegema, on ju. Või et miks ei või mingi foto sulle ees olla või mis iganes nagu, ma ei tea, spikriks, on ju, et see on ikkagi tähtis, kuidas sina seda joonistad. Et see on oluline, aga mul tekkis ka see mõte, et järelikult visuaalne lihtsustamine, kas see on ka juba siis, kui ma teen omale to-do listi ja panen sinna ette mingid pallikesed? Jaa, tegelikult tõesti on see, et mis on siis üks olulisi asju ka teada ongi tegelikult ju see, et kui ma hoian info ainult oma peas, siis esiteks tekib seal üleküllus. Meie siis nii-öelda lühimälu ei suuda hoida väga palju infot päeva jooksul siin ja ta ei talleta päeva jooksul seda kohe ära kuskile. Ja oleme ausad, väga palju ka seda infot, mis me päeva jooksul siia jätame, on midagi, mida polegi vaja siia talletada, siia nii-öelda kaugmällu, millel ei ole olulist, et ta hiljem seoseid oskaks meile luua millegagi. Ja ei ole ka olulisust, et me peame kasvatama oma mingisugust mälumahtu või neid ühendusi siin rohkemaks looma. Et seda me niikuinii igapäevaselt teeme. Aga mis aitab siis see, et kui ma ikkagi toon oma mõtted silmade ette ja oma plaanid, et hea näide on see, et kui vahepeal mõtled, et pea plahvatab, on ju, ja siis keegi ütleb, et kirjuta asjad välja. Ja siis sa kirjutad asjad välja, tood silmad ette ja tegelikult juba sellega sa teed ta visuaalsemaks, mitte sa lihtsalt niimoodi ei kirjuta pikalt nagu lugu, et ma pean minema nüüd poodi ostma seda ja siis ma pean, et
seda keegi ei teegi, sa lühendadki ära, on ju, et sa tood olulise välja, poes käia. No võib-olla poes on siis see, et juust, piim, sink, on ju. Siis on see, et veebivestluse link teha ja siis mingi nii, et vaadata üle oma portfell, on ju, mingid sellised meeldetuletused. Ja see aitabki ka see, et kui nad on sul seal silmes, sa ei pea neid siin kandma enam. Ja siis sul jääb siia ruumi, et siit midagi ka võtta ja ära teha. Sest see tunne, et pea plahvatab ja see, et ma ei jaksa ära teha asju, tulebki sellest, et sa kannad siin neid mõtteid ja seal pole nagu seda ruumi. Ja vaat siis tekib ka see olukord, et kui ma toon siis neid asju peast siia välja, siis ma tegelikult ka samal ajal selekteerin siis seda, et mis on nüüd see oluline info, mis jääb siia ja mida on vaja kanda pärast siis nii-öelda sellesse meie siis pikaajalisse mällu sinna, kus me saame siis neid seoseid tõmmata, sest ütleme see tõesti, mis ma pean poest tooma või igapäevaselt võib-olla kodus kindlad asjad mingi kell teha. Et see ei ole nagu selline tähtis pikaajaline asi. Ja ma arvan, me oleme kõik seda tundnud, et vahest on niimoodi, et ma pean meeles pidama, et seda on poest vaja, seda on poest vaja ja kui sa ei saa kohe seda kirja panna, siis sa pead kogu aeg endale meelde tuletama, et mul oleks see meeles. Ja kohe, kui sa oled selle kirja pannud, see on nüüd seal ja rahu majas on ju, et sa ei pea ennast koormama selle kohta, mis ma veel pidin ostma. Ja minu meelest teine asi ongi, milleks mina olen ka kasutanud, on kaardistada asju. Et kui sulle tundub, ja ma mõtlesin täna just selle peale, näiteks üks väga hea asi on, miks eesmärkide jaoks on ja saab kasutada. Ja üks asi on see, et kui sul on mingi suur ülesanne, sulle tundub, et see on nii suur, nii ajamahukas, aga pane ta siis paberile. Ja teedki väikesteks tükkideks, on üks võimalus on, et kirjutad väikesteks tükkideks, aga miks just sa paned visuaalse lihtsustamisega, see muudab sulle oluliselt selgemaks. Et ma toon ühe näite, ma olen seda, ma arvan, jälgijatega ka jaganud, kes on märganud, kes mitte. Need samad üritused, mida ma teen siin Zoomis, on ju, et mida nendega tuleb teha. Ja ma olin vahepeal nii edasi, et mul ei jää meelde, et kogu aeg nagu pead kuskile meeldetuletusi panema, mida peab tegema. Ja ma lihtsalt panin kirja nagu selle, mis ma pean tegema. Samamoodi nagu sina panid sinna selle kasti sisse lihtsalt, siis teen noole, mis siis järgmiseks on ju. Ja siis juba hakkasid pildid tulema, et kirjutan, näiteks tegin pastaka pildi on ju, kirjutan Katile, mis infot saadan on ju, nagu sa ütlesid, teen lingi on ju. Ja siis sa vaatad, et päris palju peab tegema, aga peale seda ma pole pidanud isegi vaatama seda paberit, mul on nagu nii meeles nüüd, mis ma pean tegema ja see tõmbab kohe seda stressi maha, et äkki läheb midagi meelest ära. Äkki, et on liiga hilja peale asjad, ei jõua kõike teha, et see tegi nagu nii selgeks selle, mida ma pean tegelikult tegema. Ja kas oli see, et kui sa need üles kirjutasid, sa ikkagi tegid sinna ka mingit raami või asja ümber? Ja raami ja tulid ikka pildid ka natuke. Ja, et nüüd me jõuamegi tegelikult ka selleni. Igaks üks vahepeal ütlen, et tegelikult kes vaatavad, siis te võite neid asju ju kaasa joonistada, et kasutage seda praegu seda juhust, et tehke kaasa ja avastage, et te oskategi joonistada. Ja siis võib-olla mõni mõtleb niimoodi, et okei, Kati, aga ma ju joonistan sinult maha, mis mõttes ma oskan, aga oskadki, sina teed sinna oma vihiku seda, mitte mina praegu ei tee seda sinna sinu vihiku, et saada aru sellest, et me kõik oskame, et lihtsalt see, et meil ei ole võib-olla nii palju pagasis ja enamus meist, kui meil tekib see pilt nagu pähe, siis enamus meist ei oska maha joonistada, et need ongi nüüd need paremad kunstilise joonistusoskusega ja andega inimesed, neil on see võime nagu suurem, kuigi see on ka asi, mida me saame treenida, sest mina võin täitsa ausalt öelda, et tõesti, ma olen päriselt tulnud sealt, kus ma arvasin, et ma ei oska joonistada ja 15-20 aastat oma elust ei joonistanud. Ja ma ütlen võib-olla selle loo veel kõrvale, et kui ma 7. klassis avastasin joonestamise, mitte tunnina, vaid iseenda jaoks need majaplaanide tegemised, eks ju, et kus on siis see, et kus on see uks ja siis siin on mingi lill ja siis siin on voodi ja kus on siis see aken ja see laud ja seal oli kõik need pingmärgid ja ma hullult, ma kuskil ka isa ajakirjades nägin, sest isa ehitas palkmaju ja tal oli väga palju neid ja ma avastasin selle ja ma hakkasin hullu pööra neid tegema ja just niimoodi, et kui ma nägin kuskil ajakirjas mingit pilti mingist interjöörist, ma vaatasin, nii vägev, tahaks sellist tuba omale, siis ma joonistasin selle toa ülevalt vaates ja siis ma loomulikult joonistasin kogu maja sinna otsa.
ja küll oli siis nii, et kas oli akendega talveaed kuskil ja köök kuskil ja nad olid nagu kogu aeg erinevad ja ma tegin niimoodi tõesti kümneid, kui mitte sadu. Ja siis ma läksin oma kunstiõpetaja juurde ja ütlesin talle, et ma olen hakanud selliseid asju joonistama ja siis ma mõtlen, et ma tahaks minna arhitektuuri õppima. Ja siis ta ütles niimoodi, et oi Kati, et sa pead aastaid õppima enne, kui sa saad kunstiülikooli sisse. Tegelikult tema mõtles tõenäoliselt heast südamest nagu, et nüüd on aeg hakata mul harjutama. Aga vaata teismelisele öelda, et aastaid õppima, siis kuna ma tegin selle ajal hästi sporti, siis mulle tundus, et unistus maratoni olümpiavõidust on lihtsam kui arhitektiks saamine. Ja tõesti ka olen olnud väga kauge siis sellest joonistamisest ja kui ma siis avastasin selle tehnika ja hakkasin hullu pöörama, tõesti mingil põhjusel hakkasin hullu pööra teda praktiseerima, kasutama oma lastega, kes siis väikesed olid, kogukonnaga, noortega, juhina, koolitajana ja lõpuks siis sattusin ka seda koolitama ise ja uurima, siis ma võiks öelda, et nüüd selle varsti saab 10 aastat täis, et tänaseks ma tõesti tunnen, et mul on tekkinud nüüd see oskus, et kui mingi pilt tekib pähe, siis ma oskan teda kergemini ka maha joonistada ilma, et ma näeks, sest mul on tekkinud need ühendused ja see kogemus juba siia palju rohkem. Et ma arvan, et ma tajusin seda kuskil, kui ma olin siis kuskil 7 aastat teda nagu praktiseerinud, tajusin, mis ei tähenda, et igapäevaselt minu pagasisse kuulub ikkagi tegelikult mingi 6-7 sümbolit võib-olla, mis mul on minu triggerid, mida ma kasutan. Aga see, mis ma oskan võib-olla peas teha, on üle 100, pluss siis see võimalus, mis ma võiksin juba ise nagu luua. Nii et see on võimalik. Ma tõesti näen, et see on nagu võimalik ja kui ma ka ükskord proovisin nagu mingis maaliringis või kuskil nüüd paar aastat tagasi, siis ma sain ka aru, et mul on juba nagu muutunud see. Nii et nagu kõik on õpitav tegelikult. Aga kus ma siis nagu ka jõuda tahtsin, on see, et vaata, et kui sina tegid selle listi, siis üks selline suur põnev asi selle visuaalse lihtsustamise juures ongi see, et me hakkame teda tegelikult nagu õppima kõigepealt läbi kujundite. Ja näiteks see sama raam siin või näiteks kirjutasid midagi ülesse ja siis mõtled, et teen talle jutumulli näiteks ümber. Et lihtsalt, et see on midagi, mis ma võib-olla nagu pean tegema, teen jutumulli ümber. Ja esiteks, kui me alustame nendest kujunditest, siis me oleme justkui turvalisel teel. Me tõmbame rohkem jooni, ei midagi pildilist. Ja need on tihti elemendid, mis meid ümbritsevad. Koomiksitest on ju. Ja siis kuskilt, võib-olla on mingid väiksed siuksed nipid, mida võib-olla ise kohe ei taipaks. Aga just, et sa saad ta nagu kiiremini käppa ja saad nagu julguse hakata seda visuaalsust sellisel viisil sisse tooma. Et see, et kohe hakata pilti tooma, siis ei olegi võib-olla alati nagu nii julgustav. Aga mis see siis teeb, ongi see, et kui ma lihtsalt võib-olla üles kirjutan, siis mul ei pruugi kohe tegelikult meelde jääda, nagu sina ütlesid, et ei pea. Aga see, kui ma toon natukene kas või seda visuaalsust siia juurde, ma teen näiteks nüüd hoopis mõttemulli talle siia ümber, siis tegelikult see juba loob selle mingi emotsiooni talle juurde, ta annab juba ajule selle visuaali, selle pildi, sest aju mõtleb tegelikult ju piltides meil ja juba tänu sellele kujundile võib see sisu jääda meile paremini meelde, sest ta tõmbab mingid seosed. Nii et see on siis see koht, kus tegelikult see visuaalsus siis aitab ja need on ka erinevad katsed, mis on tehtud sellega, näitavad seda meelde, just nagu meeldejätmise seisukohast. Ja seda saan küll kinnitada, et see nii on. Ma vahepeal jagan, et Eda on kirjutanud, et hea lause on see tahan näha mõtet, et PowerPointi selgitus oli üli avardav. Ja ma olen mõtlenud, ja siis oli, et justkui oleks juba korra läbi teinud, mis on vaja meeles pidada. Just, et juba kirjutamine ju aitab sind, kirjutad läbi, siis jääb rohkem meelde. Jah, et justkui nagu kinnistad endale selle, on ju. Ja tegelikult ütleme, kui tihti näiteks selle tehnika juures öeldakse niimoodi, et
et ma tulin su koolitusele, sest et ma olen visuaalne õppija, et mul on alati olnud see, et ma pean nagu nägema. Need, kes juba natuke rohkem võib-olla teavad, ütlevad, et ma olen visuaalkinesteetiline, sest et enamus meist tegelikult ei ole puhtalt siis niimoodi, et see visuaalne, meil on vaja ise nagu läbi teha. Aga selles on oma tõde, et meil on mingid meeled, mis on rohkem avatud. Aga üks suur tõde on see, et tegelikult õpistiilid on mõnes mõttes müüt, et kunagi keegi leiutas nad, et oleks õpetajatel kuidagi lihtsam nagu läheneda õpilastele. Tegelikkuses on vaja meil mõistmiseks võimalikult palju meeli. Ja meil on vaja kuulata, meil on vaja näha, meil on vaja läbi teha. Et see on see ütlus, eks ju, et näitaja ma mõistan, räägija ma kuulen, näitaja ma jätan meelde, pane mind tegema ja ma saan aru. Kuidagi nagu mingid need ütlused on. Ja see on see koht siis tõesti, kus sa võid olla väga auditiivne inimene näiteks, aga kui sa ei oska seda infot oma peas endale selgeks teha, ümber mõtestada, siis on sul ainult illusioon õppimisest. Ainult illusioon sellest, et ma sain praegu aru, kuidas see asi käib või mulle jäi see praegu meelde, aga mõne aja pärast sa tegelikult hakkad meelde tuletama ja mõtlen, mis see oota, mul oli jumal hea mõte seal eile, aga mis see oli? Sest et sa ei kinnistanud seda. Ja kinnistamiseks ongi siis see, et kas see oskus oma peas nagu läbi mõelda või see oskus, et sa lähed kellelegi räägid kohe, see on ka võimalus, on ju, kohe lähen peegeldan. Või siis, kuna me oleme väga nõrgad selles ja me alati ei lähe ja ei peegelda, siis üks võimalus on ikkagi see, et ma kasutan seda, et ma hoian märkmikut ja pliiatsid käe pärast ja ma talletan selle, mida ma praegu mõtlesin, mida ma praegu kuulsin, mida me praegu arutlesime. Ja ta ei pea alati olema muidugi paber ja pliiats. Kui ma nüüd ütlen teile juurde veel, et mis mu haridus on või kust ma magistrikraadi sain, siis te hakkate kohe muigama sellepärast, et see on haridusinnovatsioon. On minu valdkond haridusinnovatsioon ja ma vahel ise ka naeran, et Kati teeb haridusinnovatsiooni kiviajast pärit tööriistaga. Paber ja pliiats on ju. Et tegelikult keegi ei keela. Digitahvel, digipliiats, ma näen oma vaimusilmas isegi seda, et kui me räägime näiteks start-upinduse maailmast ja ma olen ka mõelnud, et kuidas ma saaks minna sellega haridus, uuendus, kõik asjad, siis tegelikult me ei saa ikkagi see põhimõte, miks me seda kasutame, on see, et me ei saa minna äppi niimoodi tegema, et see peab olema, tema raskus ongi see, et pigem saab riistvara olla see, mida me saame luua. Ehk meil on kodus söögilaud selline, kus me kõik koos midagi teeme ja siis saame salvestada ja saata omale või meil on koolides lauad sellised, kus õpilane otse seal laua peal saab teha ise nagu mäistama oma selle digipliiatsiga, et nagu riistvara saaks tegelikult seda asja edasi anda. Nii et kui siin keegi kuulab, siis siuke mõte, et aidake seda riistvara looma hakata, mis on alati muidugi start-upinduses kõige rohkem see raskem osa, et andke tarkvara, looge tarkvara on ju midagi, mis ei nõua masinatega loomist ja nii edasi. Aga just, et kui me siis räägime sellest, et ma tahan alles harjutada seda, et ma näiteks ütleme, et tahaks lihtsalt inimest joonistama hakata ja siis siia me saaks praegu teha ühe lihtsa inimese, teen ringi, teen talle näo sisse ja teen sellise tagurpidi uu. Ma nimetan teda nupumehikeseks ja ma ei pea talle midagi siia rohkem juurde tegema, sest see ei ole oluline. Ma teen ta siia lihtsalt juurde, et toetada seda, et minu mingid tegevused on siin. Jah, kui ma tahan näiteks näidata, et ma räägin telefoniga, et ma pean telefonis kellegile need nüüd andma, tahan endale selle jätta, et tead, et see on see, mis sa pead nüüd sõbrale helistades ütlema, on ju. Ja ma ei tea, võib-olla on siis, teen siia näete siukse pool kaare veel ja ütleme, et näiteks see on 23 veebruar, kell 16 on üks kõne, kus ma pean need asjad edastama näiteks, eks ju. Ja siis ma teen selle käe siia, et anda see, et see on see kõne, aga muidu ju jätan need asjad nagu välja. Et siis just see, et kui ma siis, nüüd mul kadus korra järg ära, et seda inimest hakkasin joonistama
et seda lihtsat joonistamist teha. Et miks siis paber ja pliiats on oluline, ongi see, et esiteks on ta hetkel veel ikkagi meile kõige käepärasem asi. Kodus võtta lihtsalt see märkmik, kui see, et hakata mingit digitaalset asja seal avama ja siis on esiteks on ka väga paljudele meist digipliiats veel väga võõras. Isegi kui joonistada juba saab, siis kirjutada on märksa raskem. Ja kui me mõtleme ka võib-olla selles, ma viimasel ajal olen palju mõelnud selle jätkusuutlikkuse peale, siis ma ei ole sugugi kindel, et paber ja pliiats on need rohkem saastavamad kui näiteks iga liigutus, mis me digitaalselt tegema peame. Digitahvli avamine, asjade salvestamine, iga email, mis me saadame, et see digitaalne prügi on veel niisugune, öeldakse küll, et teeme digitaalse prügi korrastusnädalaid, aga ma arvan, et see on veel nagu korralikult avastamata asi veel, et kui suur see prügi võib olla. Ja samas on näiteks ju taaskasutatavaid pabereid. Minul on markerid, mille ma ostsin selle kesta. Ma võin eluaeg seda kesta kasutada. Ma saan vahetada tema otsa ja ma täidan teda. Ehk siis tegelikult on, ütleme, jätkusuutlikkuse mõttes ka, ei ole enam pädev see öelda, et äkki paber ja pliiats ei tohiks olla. Ja ma olen täitsa nõus, et me lihtsalt ei tea sellest digiprügist nii palju ikkagi või vähemalt ei teadvusta seda, ei mõtle sellele tavaliselt. Aga mul tuli just see ka meelde, et vaata eesmärkide puhul ka öeldakse, et pane kirja ja siis on palju suurem, just käsitsi, et see on palju suurem tõenäosus, et sa selle nagu ellu viid või et see täitub sul. Ja tegelikult me võiksime täitsa nende eesmärkide kohta. Ma korraks vaatan siin chatis, ma vaatasin, tegin ise ka lahti ja mulle meeldib, kui Riin kirjutab seda, vaata, et kunst ei ole kunsti teha, kunst on kunstist, kunsti näha. Ja see ongi täpselt see, et ühelt poolt me võime öelda, et me justkui ei tee siin nagu kunsti, aga see on ka kunst, see ongi kunst omaette, see on mõtlemise kunst, kus on tegelikult lõppkokkuvõttes, kui sa selle nagu ära tabad, siis sa saad aru, et palju raskem on siia nende tekstide ja nende asjadega mängima hakata, kui see joonistamine ise. Et see joonistamine on nii tehniline. See on täpselt nagu 0–9 numbrid on mul need mingid kujundid, siis on seal need jagamine, korrutamine, mõned sümbolid justkui vahel, aga see, et hakata nüüd siinuseid ja koossiinuseid arvutama, on mõnele niimoodi, et mis see nüüd on. Ja samamoodi on sellega, et mida suuremaks sa sellega nagu tahad minna ja hakkad mõistma, seda põnevam on just see tekstiga mängimine seal nendes asjades. Ja seda saab lõputult edasi arendada, ja see enne mainisid ka, et kui sa sellega tegelema hakkad, siis vahepeal ta natuke vajub soiku, et ma neid pabereid pole näiteks eraldi teinud, aga kui sa ikkagi piisavalt oled teinud ja piisavalt meeldib, siis näiteks märkmikus automaatselt ma tahan kas või neid to-do listi, neid pallikesi, ma tahan mingeid ägedamaid kasutada, et oleks ilusam, oleks põnevam, tahan sinna panna näiteks, et see on hea mõte, siis panen selle pirnikese näiteks, et see hakkab nagu tulema ja see on nii põnev tegelikult, kuidas see tuleb, et algus on jah, et issand, kus ma need tean, kuidas teha, Kati näita mul kõik ette, aga kui sul juba mingid üldpõhimõtted on teada, siis tegelikult ei ole raske. Nii, Kristina ütlebki, et talle tuli kohe isu proovida aasta eesmärgid sellisel kujul paberile panna. Aga Kati, kas sa näitadki meile eesmärkide asja? Ma oodan, kui ma siia nüüd alla teen, kas on väikselt või on näha teile veel? Ma arvan, kui sa ära mahutad, siis saame hakkama. Ja, ehk siis tegelikult on see, et ütleme, ma toon siia korraks selle näite, et see, et kui ta siin ei helista, see las ta olla, aga ütleme, et näiteks mul on mingisugune soov, ja siis ma panen talle mingisuguse näiteks selle tähtaja. Ja siis ütleme, et ma teen siia kuskile siis selle plaani, et kuidas ma siis nüüd selle soovi täide viin, et selle tähtajaga. Ja see on nüüd see, kui ma justkui nagu mõttekaardi, vaata kõik teavad, kõik inimesed teavad tegelikult mõttekaarti, et see on see, et asi on keskel, ja siis ma selle ümber panen need mingid olulised asjad. Ja mõistekaart on hästi tihti selline suur struktuur, mida kasutatakse. Ja siin võiks öelda, et ta on mõnes mõttes, et mina olen siin keskel, on ju. Ja siis ma mõtlen, et mul on mingi soov või unistus, ma panen tähtaja ja siis ma mõtlen tegevused ja võib-olla on ka see, et ma kasutan siin ühte sümbolit nüüd,
ja võib-olla on see, et ma veel mõtlen, ma kirjutan siia juurde tegevus ja võib-olla ma mõtlen, et mis on ka minu sellised põhimõtted näiteks sellel teekonnal, eriti rahatarkuse juures, ma arvan, on põhimõtted hullult oluline asi ja ma nimetan just põhimõtted, mitte väärtused. Et põhimõtted on vahetevahel lihtsam aru saada, et mis selle all mõeldakse. Aga mis siis nüüd on see visuaalse lihtsustamise üks üli põnev asi, mis oli minul, mis mind nagu köitis kohe niimoodi, et ma mõtlesin, see on nii silmi avardav ja tegelikult ka, kui ma siis inimesi õpetan sellel teemal, siis ma ka näen, et seesama, et kui ma saan teerajale, kui ma saan nad panna justkui teekonnaks, siis see on selline asi, mis täielik vau-efekt on ju. Ja toomegi siit selle paralleeli, et näiteks ma panen ennast nüüd siia, ma teen kohe need silmad ja suu juba niimoodi, et ta vaatab siia, sest ma tean juba, et ma tahan teda suunata siia liikuma. Ja ütleme, et siin on nüüd siis mul see unistus või soov, paneme sõna soov. Ja ma tõmban siia nüüd sellise silmapiiri ja näiteks teen siia taha sellise finiši märgi. Ja näete kaas, ma joonistan hästi nagu joonte kaudu, et teen niimoodi ja siin on nüüd see tähtaeg. Ehk nüüd ma siis lõin tegelikult need kaks lahti siia niimoodi ja nüüd ma saan siia, kas teha noolega, aga mina armastan teerajaga teha. Sest teerada annab siukse tunde, et nagu päriselt liiguksin seal peal. Ja see on nüüd see, kus ma saan panna nüüd need tegevused. Ja siis näiteks saan siia tuua kõrvale, mis on need põhimõtted. Ja mida see siis teeb? Ma toon nüüd natuke, mulle meeldib ka siis värviga teha, tuua niimoodi asju esile ja võib-olla siis teha natuke värvi kuskile veel juurde, sest et värvi võib ka kasutada, aga ikkagi pidada silmas, et me tegelikult selle info pärast joonistasime ja sellepärast me ei saa minna liiga pildiliseks, liiga värvide rohkeks, sest me sööksime muidu selle olulise info siit ära. Ja vaat nüüd on siis see, et ma lõin justkui endale selle teekonna ja mis ma siis, teeks täpselt samad asjad on ju peal, aga erinevus on see, et ma päriselt hakkan nägema seda liikumist ja mis vahe on veel see, et kui ma siia panin võib-olla tegevused lihtsalt, aga kui ma siia hakkan kandma, siis ma pean hakkama mõtlema, et kas nad on mingis järjekorras, võib-olla hoopis peab kuskil mingi ringtegevus olema, sellepärast, et nad on mingid asjad, mis ma pidevalt selleks tegema pean. Näiteks võib-olla sellise investeerimise juures ongi niimoodi, et okei, ma võin panna, et ma tahan saada, et 100 000 oleks täis 24. detsember 2023 ja nüüd mis ma selleks teen. Aga samas, kui ma panen siia, et ma tahan olla rahaliselt vaba näiteks 2028 on ju, siis võib-olla on pigem see, et see ei olegi siuke sirge tee, vaid siin on see, et ma pean kogu aeg siis tegema, kogu aeg panema 20% kõrvale, siis veel midagi sellist leidma, lisa sissetulekuid, et see on ka selline, jälle nüüd hakkavad need sellised erijuhud, eks ju, siis mängu, aga see võrdlus on, ma arvan, nagu praegu kõige parem näha. Ja minu meelest ka see teekond kohe näitab, et sa hakkad panema, et mis su esimene samm on, mis järgmine samm on, just see järjestus, nagu sa välja tõid ka, ja siis sa näed, et sa juba lähened sellele tähtajale. Jah, ja tegelikult see on ka see, ma tõstan korraks siia niimoodi, et hoian teda korraks niimoodi siin kõrgemal. Nii. Lisan teda võib-olla siit nagu näha ka. Hästi. Mul on see vahepeal keerendada siit nii. Nii, et saate veel joonistada teda siin. Ja tegelikult siin pildi peal on hästi palju juba need elemendid olemas, mis me kasutamegi visuaalse lihtsustamise juures. Mõttemulli, seal oli jutumull, meil siuke lihtne inimene, teerada, siis mingid sellised teeviidad, mingid raamid, mõned sümbolid. Aga mis on sellise pildi tegemise võlu on ka see, et ma ei peagi justkui liigselt neid sümboleid siia enam panema. Et see ongi nüüd see erinevus siis, et kui me räägime, et me kas katame niimoodi, et on sõnapilt, toome selle pildi juurde või kui me teeme suuri pilte, siis juba läbi selliste lihtsate elementide me loome tähenduse ja justkui ei pea kogu aeg olema see sümboli, tagaajamises sümbolid ongi.
raskemad joonistada, sümboleid ongi vaja nagu rohkem harjutada, neid pagasisse omale saada ja nii edasi. Ja ma näitan tegelikult veel siia juurde. Sa võid vahepeal küsida, kui midagi tahate küsida või... Minul ei ole praegu küsimust, et kui keegi tahab, kirjutage chati. Et räägi ära, mul tuli üks mõte, mida jagada, aga räägi see enda osa ära. Jaa, et näiteks see sama, kui ma siin tõin selle näite, et teen näiteks siia sellise, kus on siis see minu mingisugune unistus või mingi mõte sees on ju, et siis võibki olla, et mõnikord mõeldakse, et see on see, et ma teen selle teksti ja siis ma teen ta sinna kõrvale niimoodi väiksena on ju, nüüd tuli natuke ümaram, aga ma saan täpselt samamoodi seda sama kujundit kasutadagi juba selleks, et ma kirjutan hoopis siia sisse. Ehk siis nagu näiteks see sama, et räägime põhimõtetest, aga ma saaks ka juba sama teha, et kirjutame need põhimõtted hoopis selle sisse, et väljuda ka natuke sellest, et alati peab olema see pisipilt või see nagu sümbol on ju seal juures. Mul tuli vahepeal see meelde, mis ma sinult õppisin ka ja tuli enne meie kohtumist meelde. Ja mul tuli meelde, mul on veebruari eesmärgid kirja panemata. Ja siis mul tuli meelde, et ma ju avastasin selle sinu need pilvekesed. Et sinna saab kas panna unistused või ma panin oma eesmärgid, et kõige olulisemad eesmärgid selles kuus ja see on nii lihtne, see ei võta sul üldse palju aega ja kõige olulisemad asjad paned kirja. Sa ei pane ju sinna igat väikest asja. Ja nii lihtne see muudab sulle selle eesmärkide panemise nii lihtsaks, sest et tihti, mis inimestel on ka see Isver, see võtab nii palju aega, siis ma pean nii palju kirjutama. Näiteks ka minu selle investeerimispäevikuga, et Isver, ma ei ole üldse mingi kirjutaja inimene. Ma ei pea sinna mingeid tekste panema, panedki mingid märksõnad või et eesmärk ju, ma ei tea, panen 100 eurot kasvukontole, investeerimiskontole, kuhu iganes, on ju. Et sellest ju piisab, et sa ei pea mingit tohutuid tekste sinna panema või mingeid detaile kirja. Et see ongi see lihtsustamine. Ehk siis tõesti läbi selle tehnika on väga paljud hakkanudki ka aru saama, mis tähendab ka selline tekstiline lihtsustamine. Et ta on selline kahepoolne, et ma ühelt poolt justkui õpin pildiliselt lihtsustama juurde, et kui ma toon mingit tähendust juurde, aga samas jah see, et tulla sellest liigsest infomürast välja ja tõesti mitte nagu pikki tekste kogu aeg kirja panna. Ja see on jälle selline tunnetuse küsimus, et õiged kohad, kus kasutada. Et mina näiteks ka oma magistritööd ma ei joonistanud ju. Ikka ma kirjutasin 44 lehekülge ja sa ei pane magistritöösse sümbolid siia või sümbolid, sest see ei ole see koht. Kui ma nüüd raamatut kirjutan, siis mul on küll niimoodi, et ma tahan kirjutada visuaalse lihtsustamise sellise käsiraamatu on ju ja seal ei ole niimoodi, et on lihtsalt need tekstid ikka on see, et mingites raamides ja jutumullides, et see on koht, kus ma nüüd saan kasutada. Aga siis näiteks, kui ma magistritööd kaitsesin, siis ma kaitsesin läbi sellist, mis seal olid, need sellised tervikvisuaalid, eks ju, et miks ma hakkasin seda üldse uurima, mis probleeme ma nägin, kus ma näen seda lahendust, mis meetodite kaudu ma jõudsin, keda ma uurisin. Et see ongi see koht ka, et kus ma nagu siis teda kasutan. Ja kui ma olen siin mõningaid näiteid toonud, et kuidas kasutada, kasutasin magistritöö esitlusel või teistega, aga eelkõige tõesti ta on nagu isiklik tööriist. Et kui sa hakkad kõigepealt enda jaoks kasutama, hakkad ka kasutama sellel hetkel, kus on see passiivne olukord, ehk sina oled oma mõtete peremees ja kasutad seda oma mõtete nähtavaks toomiseks. Siis sa kasvatad omal seda oskust ja julgust seda kasutada. Ja kui sa siis seda, vabandust, mul vahepeal kass tuleb siia ja siis ta siin elab mingit oma elu meil. Et kui sa siis oled kasutanud seda sellises passiivses olukorras, saad selles juba rohkem käppad, neid mingeid elemente kasutada, siis järgmine hetk, kui sa lähed näiteks kuulama või kuulad järgmist Marini mingit vestlust või lähed kuskile, ma ei tea, investor Toomase konverentsile on ju, ja siis hakkad märkmeid tegema, siis on juba see, et keegi teine dikteerib tempot ja sa ei saa öelda, et stop, oodake seal lava peal, ma veel siin joonistan teid, eks see, et tihti inimesed nagu avastavad, et kuidas Kati ütles, et see on hea õppimise meetod, kui ma sukeldun sinna joonistamisesse ja eks ju, aga sa alguses sukeldudki, sest sa oled õppinud uue oskuse, sa oled sellest nii vaimustatud, sa tahaks ainult joonistada, on ju. Aga siis üks hetk taibata see, et okei, ma kuulan
siis ma panen selle asja kirja, siis samal ajal, kui ma kuulan, ma juba teen võib-olla seda jutumulli sinna ümber, mingit väikest asja, siis jälle kuulen, siis juba võib-olla tõmban mingit paralleeli kuskile. Aga see tahab, et sul on see pagas, eks ju. Nii et eelkõige hakata iseendast ja siis hakkab see üks hetk võib-olla nagu ka minema kuskile mujale. Ja just ma arvan, selline eesmärgistamine ja unistamine on kõige parem ja see on ka see, kuidas mina oma lastele, ta esimese hooga näiteks andsin ja see on see koht, kus me siis võtame seda jälle kasutusele või mingi suurema plaani nägemine, et miks sa midagi teed näiteks, eks ju. Just. Sest kui ma ennem mõtlesin nagu märksõnu, minul oli selgus ja siis mul oli see kaardistamine, siis sinuga rääkides ma panin kirja seosed, aga üks asi ongi ka süsteemsus või selline, et sul on infot nii palju siin ja seal, et kuidas see nagu kõik ühte süsteemi kokku läheb. Selleks näiteks päris palju kasutan ka. Et kuidas nagu omavahel seosed tekivad ja kuidas info ei ole ju ainult mingi jutu jada ongi, et selleks ka juba hästi aitab. Ja nagu sa ütlesid, et harjutamine, et ega ei peagi kohe, ma ei tea, ma tean, me oleme hästi harjunud ka sellega, et oi, mul ei tule nii ilusad välja näiteks. Ma teen ka mingid suvalisi kriipsujukusid, siis keegi ütleb, oi, sul on nii ilus käekiri ja mina ei saagi hakata tegema, siis tuleb mul meelde, okei, me oleme kõik seda mingi kirjatehnikat õppinud, et kuidas see meid nagu kannab, ma ei tea, aastakümneid edasi, et see ei ole tähtis, et igaühel tulebki selline, nagu tal tuleb, ja et sulle ei meeldi, tee uuesti. See on ka võimalus, ega mul ei tule alati nii ilusad, nagu ma tahaks, aga see ei ole nagu tegelikult see eesmärk. Jaa, et saada lahti sellest sõnast, et ta peab olema ilus, kõige rohkem saada lahti võrdlemisest, et mul on kuidagi kehvem kui teistel ja ma tean, et see võtab aega, see võttis ka minul aega ja miks ma siis, kui ma siis nimetan seda tänasel päeval kõige rohkem selliselt nagu ebatäiusliku joone maagia, et see on see, et kui te vaatate mu kodulehel näiteks, et seal on väljakutse on sellise nimetusega või eriti kui ma esinen, siis väga tihti on nimetus ebatäiusliku joone maagia ja tal on võib-olla mingi laiend juures siis, et mis see nurk just on. Võib-olla ma ei tea, ebatäiusliku joone maagia, kuidas lihtsa joonistamise kaudu oma portfelli kasvatada näiteks või mingid sellised asjad. Ja see ongi siis sellest tulnud, et ma üks hetk, mõnes mõttes, eks ma otsisin seda mingit oma nurka, et seda seksikust, mis tänapäeval on, et kuidas sa paistad silma, sest Eestis küll neid tegijaid ei ole, aga on maailmas rohkem ja kui ma mõtlesin, et üks hetk võib-olla eristuda ka maailmas, siis see magic of an imperfect line. Ja siis ma sain aru, et aga selles on nii suur tõde sellepärast, et ma võin seda tehnikat osata kasutada, aga ja nii kaua, kui ma ei saa aru, et ma tohingi teha seda ebatäiuslikku joont ja joonistadagi nii, nagu mina seda teen. Nii kaua ei ole sa veel õigesti aru saanud ikkagi seda, et sa ikkagi otsid seda mingit täiust, et see info pärast sa seda teed ja see, kuidas ta on, käsi lihtsalt loomulikult areneb, kui sa rohkem kasutad. Aga just, et öeldakse ka niimoodi, et sa oled oma oskuste tasemel seal maal, kus sa viimati seda tehes seda asja armastasid. Ja enamus meist armastas joonistamist 5–10 aastase eluaasta vahemikus. Ja siis me joonistamegi nüüd täiskasvanuna uuesti avastades seda nagu 5–6 aastased. Sest me ei ole seda nagu ammu teinud enam. Võib-olla isegi kehvemini veel, sest et tõesti me pole kätt üldse harjutanud. Aga mida rohkem teeme, siis tuleb, joon läheb sirgemaks ja lõpuks hakkadki aru saama sellest, et tegelikult ei ole üldse see tähtis ja just see võrdlus. Ja tegelikult selles ebatäiuslikus joones on ka see võlu, et hästi tihti ütlevad mingid juhid, kes on siis õppinud minuga ja hakkavad näiteks niimoodi kasutama, et ütleme, et lähevad, siis tuleb koosolek näiteks, eks ju, teevad sinna tere tulemast, teevad sinna selle, siis joonistavad sinna, eks ju, ennast ja siis kuskil on seal see kuupäev, eks ju, ja siis teevad võib-olla veel mingit sihukest asja sinna juurde ja niimoodi ja võtavad inimesi niimoodi ruumis vastu ja võib-olla nad terve koosoleku rohkem ei joonista, aga võtavad inimesed niimoodi vastu ja tegelikult nad ütlevad, et see, kui inimene juba tuleb sinna ruumi, ta on juba niimoodi, et
Siis on see, et meie juht oskab joonistada või et meie juht nagu järsku tegi midagi sellist, on ju. Et ühelt poolt see respekt, et ta valmistus, teisalt see, et ta julgeb meie ees olla millegi sellisega järsku. Ta on ka lihtsalt inimene. Ja kui juht juba julgeb olla haavatav, mänguline, siis äkki meil ka siin koosolekul on siis, äkki ma võin öelda, mis ma arvan. Et äkki kõik ongi lubatud ja kohtumegi nagu inimesed ümber selle laua. Et sellel on veel sügavamaid sükseid, eks ju, kõik see mängulisuse, kuidas ta toetab meie loovust, vaimset tervist. Aga jah, mingi sükene mängumuut ja on see, kui ma selle ebatäiusliku joone julgen ruumi tuua. Ja mulle ka õudselt meeldib see väljend, et ei pea ju joolauaga tõmbama neid jooni, et täpselt selline, nagu sinul tuleb. Ja kui sa ennem vaata ütlesid, et umbes, et joonistan siin sinu pealt maha, et ma ikka ei oska ise joonistada, siis see ei ole kunagi üks ühele. Ikka tuleb sinu moodi see natuke. Ja siin selline nõuanne ka, et kellel on kodus lapsed, siis mis mina soovitan, on julgelt lasta neil maha joonistada. Tegelikult, sest et sealt ikkagi areneb nii palju seda arusaamist, et nüüd ju ka, kuna ütleme selline kehaline kasvatus on muutunud, et juba peab olema ta, ma ei tea, mis asi kõik, meele, kõik sa pead vaimsust ja mida kõike lastele arendama, siis mulle tundub, et ka kunstis hakatakse natuke sinnapoole liikuma, et antakse rohkem seda, et kuni 10. eluaastani peaks saama täitsa vabalt laps teha, sest ega hinnangud tulevad siis, kui vaata laps joonistab, me vaatame alguses, oi, nii vägev, mis sa siin mõtlesid ja kas sa näed niimoodi seda asja ja siis mingi hetk järsku hakkame ütlema, et äkki see sõrm peaksid pikem olema ja äkki nina peaks ikka ka olema, miks sa kõrvu ei teinud, et me ise hakkame tegelikult seda kõike tooma sisse. Kuigi ka see võrdlemised ja asjad tulevad ka meil arengus loomu poolest, et kui laps tuleb, ütleb, et ta ei oska nii hästi kunstis joonistada kui teised, aga lapsed, kes on seda õppinud, ütlevad küll nii, et nad saavad väga hästi siis aru, et üks on kunstiline joonistamine ja teine on mõtlemise tööriist, et kui õpetaja ütleb ikka matetunnis, et tee nüüd sinna need 3 puud, et sa saaksid arvutada, et 3 puud ja et sa näeksid, et siis ta julgeb need puud sinna teha ja teab, et see ei ole seotud tema joonistusoskusega nagu. See on veel, ma ei hakka sellest üldse rääkima, kes ma olen täitsa keema. aga see on hästi põnev veel omakorda, eks ju, jaa. Ja, on küll, jah, just meie uskumused, et oi, mina küll ei oska joonistada ja siis jääbki nii, et. Jaa, just. Aga see on nii hea võimalus sellest nagu üle saada ja sealt välja tulla ja tehagi vaikselt. Ega sa ei pea jagama neid siis teistega, kui sa ei ole valmis selleks, on ju. Ja ma alati ka ütlen, et see on asi, mis ei pea mitte kunagi väljuma sinu oma märkmetest. Et vahel arvatakse, et ma teen inimestest, tahan teha onu Raivosi. Vaata onu Raivose, kes joonistas telekas muinasjutte. Ei, loomulikult sa võid olla see lõpuks, kes räägib ja joonistab seal. Aga see ei ole tegelikult selle tehnika ülimeesmärk. Selle tehnika ülimeesmärk on panna sind paremini mõistma oma mõtteid oma peas, nägema neid seoseid, suurt pilti, olema jätkusuutlikult loovam ja hoidma oma vaimset tervist tegelikult. Et sellest täna rääkida jõudnudki, aga kui keegi kuskil tahab kuulata ja YouTube'is minu kontol on mul mingid esinemised näiteks, et siis mine ja vaata, et seal ma eri nurkade alt ka nendest asjadest tegelikult räägin. Aga nii ilusti võtsid kokku, et mis see tegelikult on ju? Jaa. Aga võib-olla mainime seda ka, et täna kell 8 saab jälle sind näha ju. Kas saab veel liituda? Ja mul on täna töine päev, et ma puhkan siis tunnikene ja siis kell 8 on mul selline tasuta töötuba, et tahan olla loovam. Ja seal siis me puudutame seda loovuse teemat ja siis natukene joonistame sümbolitest, kujutlusvõimest ja see toimub Facebookis teadliku kritseldamise kogukonnas. Aga kui sa registreerud minu kodulehe kaudu, katiorav.ee, seal on kohe suurelt see tasuta töötuba, et kui sa selle kaudu registreerud, veel jõuad registreeruda, sest ma siit lähen, siis ma 5 minuti pärast nopin viimased registreerujad veel. Tegelikult me veel vaatame 7:30 ka üle. Et siis sa saaksid ka töölehe ja pärast nagu järelinfo, et siis me saame saata nagu töölehe meili peale. Et võib-olla tahad kaasa teha, et mul on siuke uhke 4 lehekülge tööleht tehtud ja
ma juba vaatasin seda ja ja mina tulen kindlasti, et olen põnevuses, et see oli nagu soojendus siin praegu. täitsa hea, te olete siukses heas eelises, et ühelt poolt juba saite teada, nüüd tulete sinna ja siis on veel nagu midagi uut nagu juures on ju. Saab kohe edasi minna. Aga meil ongi aeg nüüd läbi, et saame vahepeal väikse hingetõmbepausi teha. Aitäh kõigile, kes kuulasid ja ka kaasa rääkisid ja aitäh, Kati, sulle, et kohtume veel. Ja aitäh, et sa kutsusid ja jõudu kõigile ja väikeste kriipsude haaval siis paremaks ja raha targaks. Ja aitäh ja tehtud. Head aega!